kaunis villa on ehitatud 30. aastate lõpus ja oli mõeldud esmalt Eesti Vabariigi väliskülaliste majutamiseks, kuid võeti seejärel riigijuhtide suvemajana kasutusse. See oli niimoodi, et 1936 valmis 4 puitelamut ja siis 1938 veel 2 kivimaja, millest ühes me siis praegust oleme. Et aga tegemist on äärmist privaatsust nautiva piirkonnaga, ei saa me teile teisi lähedal asuvaid majasid näidata. Küll aga on teada, et nendes majades puhkasid ka ENSV-aegsed kõrged riigitegelased, nii ka meie tänase loo keskmeks olevas villas. Johannes Vares-Barbarus oli esimese nii kui Nõukogude Vabariigi peaminister, kes on siin puhanud ja elanud ja hilisemel ajal oli siis sideministeeriumi käsutuses see maja, nii et sideminister oli siin tavaliselt ja osa ruumisi oli siis nii kui üldises kasutuses. Näiteks olid siin KGB pealtkuulamisaparaadid, mürategemisaparaadid, et me ministrid ei oleks saanud siis kuulata Ameerika häält või Vaba Euroopat ja oli siis hiljem ka niisugused juuksuri medpunkt. Kuigi Eesti Vabariik müüs hooned 2000. aastate algul maha, jätsid uued omanikud alles mehitatud valve. Nii on tänaselgi päeval territooriumile pääs läbi 2 tõkkepuu ning kogu tegevust jälgib inimene seal asuvast valvemajast. Täpselt nagu see oli ka varem. Meil on siin külaelanikud suhteliselt konservatiivsed ja me oleme nii otsustanud, et ikkagi kui elav hing on väravas, et siis on nii kuidagi kodusem ka tulla, et sind keegi tervitab. Villa number 2, nagu seda varasemalt kutsuti, on tänaseks päevaks täielikult renoveeritud. Hoone remont kestis ligi 6 aastat ning saavutati sedavõrd täiuslik tulemus, et maja sai kultuurimälestise tiitli. Põrandad, laed, siin oli tehtud väga palju muudatusi, osas uksi kinni müüritud ja akneid ja nii et tegelikult lootusetult raskes olukorras ei olnud, aga tööd oli ikka parasjagu. Eriliselt suur töö oli nõukogude ajal ümber ehitatud lagede taastamine selliseks, nagu need olid 1938. aastal. Jah, ma arvan, et tegelikult ongi niimoodi, et vähemalt 25% sellest kulutustest, mis siia läks lakke ja vineer oli 30 aastate lõpus väga populaarne ja niisugune kõva sõna. Nii me püüdsime siis ta taastada parimal viisil ja ta tõesti on arvatavasti näeb uhkem välja, kui ta originaalis oli. Samamoodi nähti vaeva mööbliga. Vana hõng saavutati tänapäevaste vahenditega. Me ostsime sinna suurde magamistuppa niisuguse 1938. aastal Tartu mööblivabrikust tehtud mööblikomplekti, mis oli tolle ajastu kohaselt tehtud ja siis meie disainer Pille Tael joonistas meile kogu sisse ehitatud mööbli siis nii kui sellel motiividel ja üks on siis siin praegus niisuguses majapidamistoakeses, kus nii kui tolle aja hõngulisesse niisugusesse kapikesse me panime need masinad, eks ju, siin on niisugune pesu panemise kast ja siin on siis jätkub see sama motiiv, et need uhked käepidemed, näitena on siin kaasaegsed asjad, et kus näiteks saab perenaine oma toimetusi teha ja muud niisugused. Maja on kokku 350 ruutmeetri suurune. Krunt selle ümber laiutab aga ligi 4000 ruutmeetril. Muu hulgas ehitati välja ka kelder, kus varasemalt vaid juurvilju oli hoitud. Täna leiab sealt jõusaali ja saunakompleksi. Muide, see juuksuritool on samuti sellest majast pärit ning suure tõenäosusega on sellel istunud enamus Eestit juhtinud meeste abikaasad. Maja on City24 portaalis müügil 520 000 euroga. Miks selline haruldus üleüldse müüki läks? Liiga palju neid elamiskohti ka ei saa olla ja meil nüüd juhtus niimoodi, et mu vend, kes oli pikki aastaid Ruhnus, endale mäepidamist loonud ja ta
lahkus meie hulgast mõned aastad tagasi. Et nüüd on meil see Ruhnu majapidamine, siis on meil seal veel korter, eks ole ju, ja meil on nagu optimiseerimise ülesanne ees ja ega me nüüd kerge südamega seda ei tee, sest maja ei ole ju tehtud müügi jaoks, vaid endale. Sellest lähtudes on ta ka muidugi kallim kui müügi jaoks tehtud majad. Et siin on niisugused aspektid olemas.